ATV. Tere tulemast vaatama Teidile sinuga. See on saade, kus meil lähevad 4 vallalist kohtingule inimesega, keda nad pole varem kohanud. Küsimusteks tulevad sellised küsimused, mida päris kohtingul üldse kuulda ei tahaks. Need on küsimused, kui sina neid küsiks, sina punastaks. Küsimused on kirjutanud meie armas publik. Vaatame siis kohe, kellega me kohtingul läheme. Kas me oleme valmis alustama? Väga äge. Kas me oleme valmis tervitama meie esimest koomikut, kes tuleb lavale? Väga äge. Ta on täiesti uskumatu inimene, ta on uskumatu, tal on mitmeid nimesi. Osad teavad teda kui Aleksander Eeri Laupmaa, osad teavad teda lihtsalt kui uskumatu Urmas. Daamid ja härrad, võtame suure aplausi saatel vastu. Ette tuleb uskumatu Urmas! Ja Urmasega läheb nüüd keegi kohtingule. Urmase ülesanne on siis küsida küsimusi, mis panevad selle inimese ebamugavalt tundma. Urmas ei tunne ennast mitte kunagi ebamugavalt. Urmas on alati vana rahu ise. Urmas, oled sa valmis? Valmis. Väga äge. Nüüd kutsume lavale meie esimese vallalised. Daamid ja härrad, teie aplausi saatel kutsume lavale Kristi! Hoiame aplausi. Tere, Kristi. Tere, Urmas. Nii tore on näha sind siin. Kas ma võin sulle vett valada? Jah, pokaali siis palun, siis on nagu vähe fansim. Vähe fansim. Kristi kallikene, kuidas sul täna päev on läinud? No töiselt. Töiselt. Ja kust tulid siia? Kodust. Kodust ja kus sa elad? Läheduses. Okei. Ja kui sa nüüd mõtled, nagu kui sul oleks mingisugune kõige lemmikum nagu PIN 1 ja PIN 2, siis mis nad oleksid? No sellega sa siin ei lenda. Okei. Aga kui sa juba uskumatu Urmas oled, siis kus ma elan? Läheduses. Läheduses. My God, ma teen seda jälle. Ma lihtsalt ütlen sulle, et mina sinu asemel ei vastaks sellele. Võib-olla tasub pärast järgi otsida vastu. Kui palju sul on hetkel raha kontol ja kas on kaart ikka kaasas? See oli hea küsimus. Suur aitäh. Kui sa ei taha vastata, siis alati võid öelda PIN 1 ja PIN 2. Äkki sa siis tahad mu seda kontokaarti ka juba. Aga mul on telefon üleval, aga mu kaarti enam kaasas ei kanna. Mul on see, tead küll. Ja vastaski küsimusele ära. Kas te suudate uskuda? Vastas täiesti ausalt. Fantastiline. Teine variant on kellaga ka maksta nii, et see on okei. Kristi, kujuta nüüd ette, eks ole. Nii. Me oleme 16 aastat suhtes olnud. Tekib tüli, mida meil tekib esimene tüli, sest me klapime nii hästi. 16 aastat pole mitte ühtegi tüli olnud. No kui millest see tuleks, kui sa nii fun oled ja mina nii fun olen? No, kes seda teab? Kui meil peaks tekkima erimeelsusi, Nii. kas sa tahad kohe rääkida või sa vajad 24H rahunemiseks caps lock'is kirjutatud? Kindlalt mehe kirjutatud küsimus. Ülilahe. Sa oled kindlalt see, kes terve esimese poole rääkis kuskil lihtsalt kõva häälega. Aga mis sa pakud, mis on hea variant? Mis ma pakun? No sina tundud siuke lilleke. Et enne rahuneks või? Ma arvan, et sa oled täielik rahu. Ma arvan, et sa võib-olla 24 tundi mõtleksid selle peale, kuidas just sina süüdi olid ja mis viisil sa üldse vabandaksid mu ees, et selline erimeelsus üldse tekkida sai. Sa panid mööda. Ei, ma panin täppi, ma arvan. Sa panid jumala mööda. Aitäh, ma panin täppi. Ei, mina räägiks kohe. Emotsioonid on ajal. Kas sa tahad tuua mingisuguse näite mingisugusest lemmik erimeelsusest, mis sul on olnud kellegi intiimse lähedasega? Too meile näide mingist korrast, kui sa oled täiesti fucking ära flipanud. Saad aru nagu segane mõrd, nagu lihtsalt nagu full psychar bitch nagu. Te kujutaksite mind ette minu armsa ninaga. Mina ütlesin, et mina ei kujutaks ja sina ütlesid, et mina eksin. Ei, no mina ütlesin, mina tahaks kohe rääkida teemadel. Mitte rahuneda 24 tundi ja siis rääkida. Ja sa tahaksid rääkida mis tooniga? Normaalse tooniga. Miks ma tundsin natuke sarkasmi selles normaalses toonis? Kas sa tood meile näite mingist tülist, mis sul on olnud? Aga ma ei ole väga siuke tülitse inimene, et pigem on... Okei, mul on üks teine asi, mis mul on nii ammu tahtnud sult küsida. No lase tulla.
mitmele emale või isale sa alimente maksad? Mul ei ole vaja maksta neid, nii et mul on lihtne. Mitu rauda sul hetkel korraga tules on? Eelmine nädal kadusid kõik rauad korraga ära. Mis siis hakkas, mis siis juhtus? No see jääb teiseks korraks. Aga kusjuures huvitav, siin on kirjas, aga nii huvitav, et siin on kirjas, mis siis juhtus. Väga hea. Lihtsalt otsustas ignoreerida mind ja oligi kõik. That's life. Aga sa õnneks lahendasid selle rahulikult. Väga ma läksin Austriasse. Nii, et sa lahendasid selle rahulikult ja ei toonud seda välja 200 inimese ees avalikus kohas. Ja uudis on see, et see on nädal aega möödas ja ma käisin Austrias. Kui nädal aega on möödas, siis ei loe enam. Mida sa viimati imesid? Täna hommikul smuutid. Täna hommikul smuutit ja koostisosad? No see on see Passioni mango, see smushi. Passion. Yeah. Väga, kust kohast Passioni mango tulid? Endal toorelt ostetud valmis või? Ei, tuubi seest. Sa ostsid nagu valmis smuuti või? Ei no mina ei ostnud, mul kingiti, aga see on okei. Sulle kingiti smuuti? Mingi uus kavaler on, ma saan aru, mängus. Peaaegu. Mis on kõige eemale tõukavam kehaosa sinu jaoks? Kehaosa sinu jaoks. Nagu teise puhul. Sinu jaoks kõige eemale, või no enda juures ma ei... Enda juures ma juba tean, mis on ilus nagu on ju. Aga enda juures ei, ma räägin ikka teisest inimesest. Räägid teisest inimesest loomulikult. Sa võid näiteks tuua selle tüübi, kelle sa eelmine aasta Austria natsi pärast maha jätsid. Sinu sõnad, Kristi. Ütlen vahepeal, et mul seal Austrias käib. Teise inimese puhul võib-olla... Sa said midagi paremat. Ma sain nii hea küsimuse, ei vasta ära. Vaata see õllekõht on see asi, mis mind nagu väga ei tõmba. Ei, mis ei meeldi. No ei meeldigi õllekõht, noh. Okei, kui sa ei taha vastata, läheme järgmise küsimuse juurde. Ja see, ma tahan juba öelda, et ma saan käekirja järgi aru, kui inimene on kõrgelt haritud, nutikas, tark ja tore ja hea inimene. Millal viimati uskumatu Urmase juures käisid ja millal uuesti lähed? See on väga hea küsimus. Mul on väga hea meel siis teatada, et ma olen esimest korda ja ma ei tea, millal see järgmine kord toimub. Tavaliselt, kes tuleb, see tuleb kiiresti. Kas sind on kunagi sõbra poolt kohtingule jälitatud? Jaa. Ja oli õigustatud, põhjendatud? Ei, ta lihtsalt luuras mu järgi koos oma elukaaslasega. Sa tundud fun algusest peale, ma räägin. Ja selle jutu jätkuks, millal sa ema juurest välja kolisid? Siis, kui ma olin 18. Ehk siis see aasta? Oi, aitäh sulle. Aitäh. EKRE või sotsid, kumb ja miks? Mitte kumbki. Mitte kumbki. Ei. Nii, ja kes siis? Telegram.ee, täpselt nii. Okei, PSH versus keegi kirjutas mannukas, mitte mallukas. Nii et kui sa peaksid ütlema PSH versus mannukas, siis kumb ja miks? Ma võtaks malluka. Malluka? Yeah. Ja mis sa teeksid temaga? Mingi äge veini õhtu vabalt. Mis sa arvad polüamooriast? Urmas, aga mis see sinu jaoks on? Mis on minu jaoks polüamooria? Minu jaoks polüamooria on minu suhe minu fännidega. Kas punane vein valgel outfitil või jäätise kokteil juustes? Või ma ütleksin sellele küsimuse kirjutajale mingi teine event lastele. Väga hea. Järgmine küsimus sulle. See on super relevantne ja ma olen mõelnud seda juba mitu minutit sult küsida. Kas sa magaksid mu isaga või sulgudes emaga, sest mu isa, kõik mäletavad, äkki siin on mees hakkas emaks, et mulle kätte maksta? Milline see isa välja näeb? Milline see isa välja näeb? Väga hea küsimus. Vanusest oleneb ka lõpuks, on ju. Põhimõtteliselt kujuta ette Mihkel Rauda.
ja siis kujutab pärast seda mingit teist meest, et võib-olla Mihkli jätaks vahele, jah? avastad, et su date postitab oma sotsmeediasse aktifotosid. Mis su reaktsioon on? Abielu kella. Why not? Ei häiri sind? Ei, absoluutselt mitte. Kas need peavad maitsekad ka olema? Muidugi. Nii et aga seal on vahe. Veits ikka häiriks. Nagu nimeta mingi Eesti mees, kes maitsekaid aktifotosid sotsiaalmeediasse postitab. Eesti mees ei postitagi mitte midagi sinna. Hei, mina väga soovitan minna tagasi aastasse 2017, kui meie kõikide esisadel, Uku Suvistel ja Kristjan, kes on see Kristjan, kes kunagi oli kuulsam laulja kui praegu? Kasearu. Kristjan Kasearul ja Uku Suvistel oli see periood, kus nad käisid koos puhkustel ja siis nad tegid iga rõdu peal nagu täpselt sama pildi, et kõigepealt üks teeb nagu selle topless-pildi ja siis teine teeb temast ja teeb selle topless-pildi ja siis nad samal päeval postitasid nagu samu fotosi iseendast, mis nad tegid. Ja väga maitsekad. Kus sa tead nii täpselt? Kus ma tean, sõbrannad ütlesid. Muidugi. Kas naine peaks tööl käima? Absoluutselt. Ja kus see töö võiks olla? Seal, kus naine tahab, et ta tahab töötada. Ja et ainult köögis ühesõnaga. Väga huvitav. Väga vanamoodne sinust ma pean ütlema. Ja seda ei öelnud mina, seda ütles Urmas. Kes su vähem lemmikpoliitik on? Väga hea eesti keel. Trükitähtedega kirjutatud ja kes su vähem lemmikpoliitik on? Pean vastama ka või? Ei, ma ainult küsin, ma küsin järgmisega. Ja vasta palun. Need Helmed. Need Helmed. Mõlemad. Ja lõpetame siis sellise romantilise küsimusega, millelt siit õhtusse edasi minna. Kui sa saaksid elu lõpuni seksida ainult ühes poosis, siis milline see oleks? Ma võtaks need vahelduvad poosid. Kristi, suur aitäh sulle. Ja, aitäh teile. Sinuga on olnud tõeline rõõm seda aega siin veeta. Enne kui lähete paar sõnaga. Kristi, mis oli sinu lemmik küsimus? Mis oli see, mida sa küsiksid ise nüüd järgmisel kohtingul? Ma võtaks selle imemise küsimuse. See oli päris hea. See oli päris hea? See oli päris hea, jah. Korra läks aega. Korra läks aega, jah. No nii läheb imemisega. Aga ühesõnaga, meil on suur aitäh, sa tulid. Meil on lisaks sellele, meil on uskumatu sponsor, kes pani sulle väikse üllatusega välja, nii et saad minna järgmisele teidile, võib-olla imema, võib-olla sööma. Siin on Unibeti paari väikse krediiti sulle. Teeme ühe korra veel suur aplausi, Kristi! Ja teeme suure aplausi, uskumatu Urmas! Suur aitäh sulle! Aga meie kohtingud lähevad edasi, meil on vaeval kutsuda juba järgmised, kes lähevad kohtingule. Nüüd teeme suurt lärmi, teeme aplausid. Ette tuleb järgmine koomik, kes läheb kohtingule. See on keegi muu kui Maria Sepp. Maria, saad tulla siia. Võtame need küsimused siit ära, paneme kohe niimoodi sadama, väga hea. Ja Maria läheb kohtingule nüüd kellegi muuga, sulle kohe meeldib. 2 naist lähevad kohtingule, see on kõik, mis sul puudu on. Väga hea, aga teeme nüüd suurt lärmi, teeme aplausid. Ette tuleb meie järgmine vallaline ja see on keegi muu kui Sonja. Teeme suur aplausi! Tere õhtust, Sonja. Tere! Teeme kokku ka vett kohe. Ja alustuseks ma kohe tahan teada, meie armas publik tahab ka teada kindlasti, et kui kaua sa oled vallaline olnud? 1,5 aastat. Nii et viimane aeg oleks on ju jällegi suhtesse minna. Mis sa arvad Epsteini failidest? Reaalselt. Vaata, kõik, kes saaks üldse midagi teha, on seal failides. Nii et meie siin Eestis ei saa enam midagi päästa. Mulle meeldib, et eestlased olid nagu uhked. Et võib-olla oli Taavi Rõivas seal, vaata. Kes oleks võinud arvata, et nende kulmudega vend on pervert? Õige perenaise hääl on magusam kui teise mehe rukkis. Legit, see on mingi 60-aastase kirjutatud salasõna siin raudselt. Siit lauast oli kus. Millal sa viimati suguhaiguste testi tegid? Oktoobris. See, kui palju mul on raha läinud naistearsti juures, see on teie raha tegelikult, see on laastav. Kui tihti sa oma WC-potti küürid? Väga oluline küsimus. Väga tihti. Kes tahab oksendada musta WC-potti? Aitäh selle. Peab olema puhas. Väga tihti on siis kord nädalas või?
no kindlasti. Miinimum. No muidugi. Maria, kas sa tahad rääkida sellest? Võib-olla hiljem küsin mõnda nõuannet. Jah. Minu pott. Oleneb tihti sa kallistad seda. See küsimus, see meeldib sulle. Okei, Maria. Kirjelda märga unenägu oma soost inimesega. Mina ja Maria. Kujutage nüüd ette. Need su potti küsimus. Ja, täpselt sa lihtsalt võtsid need sõnad mu suust nüüd. Ma ei oleks saanud seda paremini sõnastada. Ja pärast hängime mundris meestega. Samast soost siis. Samast soost mundris. Ei, jah. Jah. Palestiina või Iisrael? Mõlemad lähevad täiesti sinna tollipiirangute sanktsioonide alla. Kõik šašlõkistanid lähevad sinna. Kui te tahate rääkida oma maksutahtest, siis mina olen see inimene, kelle poole pöörduda. Mulle meeldib, et see tüüp on kirjutanud oma nime ka, kes selle küsimuse küsis. Ta tahab nagu personaalselt vastust saada ja kuulake küsimust. Kummale poole kaldu ja mitu kraadi? Kui ta natuke mõtlete selle küsimuse peale ja seda on meeste rahvas küsinud, siis ta ootab väga selget vastust, et kuidas oma eluga edasi minna, kui tal on kõver. Otsa auku. Järgmine küsimus. Ideaalne vastus. Ma ootasin seda hetke. Tule minuga täna öösel metsa seeni sööma. Kas tuled? Kui sa leiad mulle need seened, ma olen metsas. Su lemmikseen on? Kukke. Õige vastus, Sonja. Aitäh, Maria. Kas oled kahetsenud mõnda püsisuhet? Ei. Kui mu eks vaatab seda, siis kirjuta mulle. Sonja on väga toksik. 2026. aastal möödub 100 aastat Tõe ja õiguse ilmumisest. Jesus Christ. Kas ja miks võiks meist saada Krõõt ja Andres või oleksime pigem Mari ja Andres? Me oleksime Krõõt ja Mari. Me oleks Krõõt ja Mari. Literaali. Oota, aga kumb on Krõõt ja kumb on Mari, sest kas sa lähed minu mehe? Ma lähen sinu mehe juurde. Sul on mees. Jah. Kas sa sünnitad? Meid aidas. Mõtlesin, kes sünnitab ja kes sureb ja... Järgmine küsimus. Mis kehaosasid teisel inimesel sa ei ole lakkunud, aga tahaksid? Appi, imeline küsimus. Maria, ma vaatan sind ja ma ei saa sellele küsimusele viisakalt vastata. Sa just vastasid sellele küsimusele täpselt nii hästi kui suurepäraselt. Sul on mahlane biitseps, sa pead seda teha. Usu mind, mul on palju mahlaseid kohti. Kuidas sa oma ema kutsud? Emme. Või noh, emme. Nagu sindki. Ma ei suuda need vastused. Ma pean kohe järgmise võtma. Kuidas sa suhtuksid, kui ma tahan sinuga 4 last? Ma olen kohe nõus. Tegelikult ma juba... Maria, ma pean sulle ütlema midagi. Ja, palun. Me saame võib-olla 4 last. Järgmine on meie aasta Siberis nagu. Nii, kui mees teeniks sinust 20% vähem, kuidas suhtuksid? Ole mu mees, kellegi naine. Uskumatu. Teeme aplausi. See oli Sonja, see oli see Maria. Mis on see küsimus, millega lähed sina järgmine kord kohtingule? Kas sulle meeldib peenisega mängida? Väga ühesõnaga eks, kui sa kuuled seda, jätta see meelde, aga igatahes võib-olla eksiga, võib-olla kellegi muuga saate minna nüüd Unibeti sportsbaari väikse teidi teha. Teeme suure aplausi Sonjale, teeme suure aplausi Mariale. Väga äge. Meil on
kohtingud libisevad minema, kõik panevad ägedad panused, võib-olla leiavad ägeda paarilise endale. Kui sa tahad ka ägedad panused panna, siis Unibet, baby. Oh, ja päris muud. Aga nüüd on meie järgmine kohting. Daamid ja härrad, kas me oleme valmis ta vastu võtma? Teeme lärmi, teeme aplaus, ette tuleb Silja! Tule istu siia. Ja Silja läheb kohtingule ei kellegi muuga kui minuga. No nii, Silja, sa oled valmis. Võib-olla tutvusta ennast kõigile nendele vahvatele inimestele, kes sa oled? Ütleme nii, et päevasel ajal ma lasen ennast sõimata natukene. Lasen inimestele endast hästi palju üle rääkida. Ma teen seda kõike suure südamega, sest ma olen õpetaja. Teeme aplausi. Silja on õpetaja. Õpetajana vallaline, milliseid vallalisi sina tavaliselt kohtad siis? No mul on ainult, ma ei tea, 5-6 kuud olnud õpetaja, nii et ütleme nii, et õpetajate toas on 88% naised, nii et suht igav on. Okay. Ja see üks ilus kehas õpetaja, kes me koolis on, ta ütles mulle, et ta ei ole vallaline. Aga ühesõnaga, sa oled vallaline, keda sa otsid, mis on see, kes sulle kirjutama peaks, kes tahab sinuga, kellega sina tahaksid minna kohtingule? No keegi, kes kindlasti on huvitatud enesearengust, kes on huvitatud tervisest ja eluviisist. Silja tahab teie kohtingul minna, aga nüüd? Ei, mitte lastega. Ma tean kindlasti, on pooled õpilased minust armunud ka, aga ei, nad on lapsed. Aga kas nagu õpetajana sa tead seda või? Ma mõtlesin, me oleme lastena ülismuudid, kui me koolis oleme. See on näha, see, kuidas nad mu tähelepanu tahavad ja täna üks poiss tuli mu juurde, et õpetaja, te teete siin jõusaali trenni asju. Vaata, kui mu see hüppeliiges tõmbas oma selle püksisjärje üles, siis näitas mulle oma hüppeliigest, et mis ma sellega tegema peaks? 9. klassi poiss. Ja ta tahtis ka, et ta isegi küsis korra, kas ma nõus temale tulema jõusaali treeneriks, kuna ma olen fitnessi teinud ja neid asju teinud, et mõtlesin, et ei. Mingil 9. on rohkem game'i kui mul kunagi. 9. klassis ma nutsin patt ja see vend näitab pahkluud, uskumatu. Vahetunnis, jah? Nii, aga esimene küsimus, oled sa valmis? Jah. Pead vastama ausalt, selgelt ja vaatama puupulkile silma samal ajal. Kas sa tuleksid esimesele teidile pigem pesuta või rahata? Rahata? Ilus pesu võiks ikka seljas olla ju. Mis on endal hea olla. Aga rahata on mugav. Või rahata on siis nagu ebamugav. Kuidas nagu, miks pigem pesuga, mitte rahata? Või tähendab, mis tunne oleks minna rahaga, aga ilma pesuta? Aga gentleman maksab ju, eks ju? Ei või? Kas see on okei, kui ma olen stay at home dad kunagi? Ma koristan kodu ja sa käid tööl. Ma arvan, see on vastuse. Aga nagu, mis sa arvad? No tore on, kui mees koristab kodu ja panustab, aga mingi ambitsioon võiks ka elus olla. Siin pandi paika. Sul on ikka karm kord majas, jah? Okei, vaatame järgmise. Kõige piinlikum olukord seksimise ajal? Kõige piinlikum olukord? Ma arvan, et see mingi peeretamise olukord on arvatavasti. Ja mis sa arvad, ma lähen nüüd siit edasi või? Sa arvad, et see küsimus lõppes siin? Aga mis veel on lisaks sellele? Mis on need olukorrad, kui sa mõtled, mida sa ei tahaksid, et mitte kunagi enam uuesti juhtuks? Ma ei taha, et mitte kunagi juhtuks see, et mees pärast vahekorda küsib, et mis hindade 10 palli skaalal saaks selle eest. Ei no väike feedback sessioon käib asja. Nagu areng käib sinna, sa pead küsima feedbacki, sa natuke parandad täna 7, homme 8,5. See oli 2. Ei no kuskil peab alustama. Ma ei öelnud seda, aga see oli 2, see oli väga kohutav, nii et ei. See on niigi nagu siit tunne, et see õudus sai nüüd läbi ja nüüd ta tahab veel mingit nagu tagasisidet ka või Issand jumal, kõik mehed mõtlevad praegu siin, äkki minu oma ka. Fuck. Terve aeg 2 on. Ise arvad, et nagu ülikõva, 10 ei ole, aga 9 ikka. No see oli ka selline hästi noor kutt, selline Marokko tõmmut verd, et ta arvas kindlasti siit tuleb 10, aga
see oli 2. Nagu öeldakse, eelista kodumaist. Jah. Nii, okei, kuskilt nurgast tuli plaksutus, väga hea. Me kutsusime paar EKRE fraktsiooni inimest ka. Nad olid väga õige, väga õige. Kas sa oled oma kaaslast kunagi petnud? See on selline... Väga pikk paus. See oli mingi aasta, äkki 2010. Me olime sellises suhtes, kus me arutasime seda, et äkki teeks nagu avatud suhte ja vaataks nagu ringi ja siis suht samal ajal mõlemad amelesid kellegi teisega. Siis me pärast paar päeva hiljem mõlemad tunnistasime ka seda teine teisele. Aga see oli tõesti ainus kord. Kas see on petmine siis? Jah. Naised väga konkreetselt nurgast, jah. Lõpeta selle propageerimine. Jah. Aga mis hinda annaksid 10 pallist siis? Kellele? Ma arvan sellele, kellega musu tegid. See oli ikka mingi 9. Ilus pikk hollandlane. Aga mõni eestlane ka on või? Eestlase võtad, lähed lahku, kui olid Türile või nagu mis? Ei, on eestlasi ka. Lihtsalt on olnud kirjub minevikku. Kas ma olen atraktiivsem kui sinu eks? Milline neist? Väga õige. Väga õige. Ja see, et sa küsisid, milline eks oli üpris valus. Siin oli üks vastus. Sa saad palju vähem kuponge kui teised osalised. Okei, teeme veel 3 küsimust. Tahad ise valida? Vali ise üks küsimus. Loe ise ette ka. Millal sa Telegrami konto tegid? No mõni aasta tagasi oli, kui ma olin tihedamalt seotud sellise enesearengu platvormiga nagu Mindvalley ja neil hästi palju suhtlust toimub läbi Telegrami. Ma ei tea, kas me just propageerisime... Ma ei tea, mida me propageerisime, aga... Enesearengut. Kus on raisk? Järgmine küsimus. Vaata, mõni inimene kohe oskab kirjutada. Et mõni inimene, vaata kohe, tead, siin on kirjanik. On inimesi, kes peaks kirjutama raamatuid ja on inimesi... Ma olen kraadiga kirjanik. Ma arvan, et sa saad kohe hinnata seda. Saates läheb siia pliip peale. Aga reaktsioon jääb ikkagi sisse. Mitu mees sind on pannud? Oota. Eesti keel on ilus keel. Persse. See on kohe nii sisse ütlev ka. No äkki 5. Võimas. Üks marokolane, üks hollandlane. Ei, nemad mitte kusjuures. Pigem Uus-Meremaa, Eesti. Sa mängid mingi geopeitust või mis sa... Nagu mõni inimene mõtleb, ma tahaks reisida sinna, sa oled nagu... Ma tahaks kogeda. Ei, no ma mingi oligi, et tahaks Musta mehe kavat ära proovida. Tehtud. Aga ütleme nii, et alati suurem ei ole parem, suurem on valusam. Ma saaks väga madala hinde. Mitu mees korraga voodis on olnud? 1. Igav, jah? Ei usu. 1. Ma olen ühe mehe naine korraga. Me just kuulsime väike musu ka. Okei, viimane küsimus. Kas sa tahad viimase küsimuse jälle ise valida? Nii, ma annan sulle võimaluse. See on viimane küsimus. Sa oled väga avatud. Teeme talle aplausiga, ta on nii avatud, on ta rääkinud. See on väga kihvt. Nii. Meie viimane küsimus. Nii, kus on kõige veidram koht, kus sa vahekorras oled olnud ja kas sa kordaksid seda? Kõige veidram. Võib-olla see oli eestlane, aga asukoht ei ole Eesti. Soome. Makedoonia, Skopje, seal oli mingi kindluse torni otsas. See oli selline hetk, et võis nagu vahele jääda, et keegi tuleb tornist trepist üles. Seal, ma ei tea, seal oli liiga palav, seal ei kordaks. Temperatuur oli probleem. Jah. Damn. Aga enne veel, kui sa lähed, mis oli sinu lemmikküsimus ja mida sina küsiksid järgmine kord, kui sa ise kohtingule lähed? Lemmikküsimus? Jah. Tahaks midagi sügavamat saada, sellist hingele rohkem. Ühesõnaga, õrnhing. Õrnhing ja... Teeme aga veel suure aplaus, Elis Ilja!
teeme lärmi, teeme aplausid, ette tuleb Roger Andre. Nii, roksisu siia, väga hea. Ja Rogeriga läheb nüüd teidile ei keegi muu kui Saara. Teeme talle suur aplausi. Tere, Saara. Nii, aga ma jätangi teid siia. Väga meeldib. Ja palun. Oi, issand, gentleman, aitäh teile, nii meeldiv. Oota, aga millega sa tegeled tegelikult? No tegelikult praegu momendil ma olen töötu, ju. Poleks arvanud, on ju. see tabas. Aga sa saad mingit hüvitist või midagi või? Ma taotlesin osalist töövõimetust. Ahah, Nagu see on aus. mingi lugu taga, mis sa tahad rääkida või ei taha? No ma võin öelda lihtsalt, et mul oli siuke mõnus kena kasvaja, aga see ei olnud vähk, ehk siis we good, ma ei sure veel ära. Aga see nagu takistab ikka veits tööl käimist, vaata veits masendab, no, keegi ei taha kuulda. Okei. Oota, ma ei tea, teeme aplausi, tal oli kasvaja. Ma ei tea. Tavai. Aga see võis päris nagu hirmus aeg olla. Ei no ma ei teadnud mingi pool aastat, et see oli kasvajast, et keegi ei saanud aru, mis probleem oli, vaata. Okei. Ta oli nagu kuskil nagu... Ei no. Niimoodi lihtsalt oli ei, siin. Aga no õla peal oli tegelikult, see on meist boring, ma tean, jah. Aga samas suht hea on käekotti kanda või midagi. Ei, saad aru, literalli oligi, mul oli väike muhk siin, vaata. Ja siis hoian siin lihtsalt oma tote bag'i chillin, vaata. See oli päris okei, jah. Väga mõnus. Ma ei tea, kas niimoodi saab öelda kasvaja kohta. Aga, oota. Võta sealt kusagilt alt poolt, vaata. Davai, sa panid ise sinna mingi küsimuse. Ma ei tohtinud. Nii. Jaa, keelati ära kõik. See on siis meie esimene. Mitu sugu on olemas? Oh my fucking god. See on tegelikult suht lihtne. Selles mõttes, ei no, minu vaatevinklis on ikkagi 2, aga noh, ma ei tea, mis siin kõik teised. Okei, super. Ma ei tea. Sa ei pea, see oligi, küsimus oli sulle, mitte teistele. Oota, kas me lööme kokku ka või midagi? Veega ei tohi jääb aegseks. Kurat. Ma ei teadnud, sorry. Ma ei teadnud, mis teha. Ei ole üldse ma ei joo siis. Kas sul on mõni fetiš? Oh my god. Selles mõttes, et kust ma alustan või ma ei tea. See läheb liiga pikaks, see oleks nagu terve see aeg, mis meil on. Ma arvan. No aga meil on aega suht palju. Ma pidin sinna üles vaatama, kui nad ütlevad ei, siis ma ei ütle. Ja. Sa võid vaikselt sosistada, siis ei ole nagu... See on nüüd inglis keelt räägid. Ei, absoluutselt. Ma tõlgin ära. Oi, aitäh sulle. Kas nagu pedepoeg? Liberaalne tõlge, come on. Ei, oota, aga nüüd on nagu, mul on publiku abivajas, sest nagu, vaat ma ei oska tõlke. Mis on nagu tooter? Lits või? Pedepoeg. Pedepoeg või lits? Tütar? Pedepoeg. Pigem pedepoeg, jah? Pedepoeg. Mis lits oli tütrel abi? Nagu häda. Oota, litsiga on see, et... Nüüd see ongi nagu... Nüüd te vaatategi Rapla kohtingut kõrvalt. Pedepoeg, sul on pedepoeg, mul on nagu lits tütar. Ei no, ma mõtlesin, et see on pedepoeg või litspoeg. Lits tütar või? Ei no, siis on... Ei saa litsid olla, come on. Sure. Yes. Kas sinu jaoks on keeruline see, kui kaaslasel on eelmisest suhtest lapsed? Jaa. Mis seal nii keeruliseks teeks? Ma ei taha olla... Ma olen nii noor, nalja teed mulle või? Mis ma ütlen talle? Hopp, pessu. Ma ei ole tõsiselt võetav välimuselt juba selles mõttes. Ma kardan, et mul läks liiga keeruliseks. Ise juba vahune, vaata. Tule üle! Ma ootan siin. Okei. Väga hea. Tere, ja siis see mängib üli hästi, sest siis kui see mees saab teada, siis ta tahab sul haiget teha ja valu. See tõmbab sind käima. Kuuled või? Crack the code ju. Aitäh sulle. Kas sa oled politsei poolt kinni peetud? Alaealisena, jaa. Miks? Jõin ju. Ei no tähendab, tegelikult sellega on väike naljakas story, aga ma ei tea, kui palju aega on. Aega on. Siit tahaks. Tegelikult oli siuke, et mina ja mu parim sõbranna läksime kunagi mingile peole, mis oli Viimsis. Elasin kunagi Lasnamäel, eks ole. Ja siis läksime sinna... kuulsin kusagilt. Ma saan aru, kus see valu osa tuleb. Läksime sinna peole täiesti võõrad inimesed. No ma ei tea, ma olin mingi 15 äkki või.
Ja siis oleme seal peal, siis järsku mingi mendid, vaata. Jooksen, no väiksed jalad ei jõua kaugel, on ju. Järsku kuule, kui sa seisma ei jää, ma lasen koerad lahti, ma olin mingi... Ossa raisk, okei, võib-olla peaks seisma jääma. Ma ei taha ju õiget saada selles mõttes, et jalgadele. See, kus politsei leiab su, vaata mingi koer on jala otsas, sa oled seal mingi... Nad on mingi, Aga... kuidas me selle 15-aastase jaoskonda viime? Ega ei saagi. Anyway, ühesõnaga. Ja siis jäin seisma ja ma ei taha aia saada ja siis viisid jaoskonda ja siis sain selle hoiatuse või midagi. Oh shit. Väga tubli. Või ma ei tea, äkki EMS pidi maksma mingi 20 €, ma ei tea, ta on seal üleval praegu, äkki ta mäletab. Ja EMS pidi kuu aega mingi teise töö kõrvale võtma. 20. Ja ei, fair. Ärme seda võtta. Mis on sul lemmik move suuseksi ajal? Nagu lemmik move? Pole never teinud. Ma ei tea, mis see tähendab. Mis tähendab? Suuseks? Ei tea. Sa ei tee sugust asja? Virgin. Tegelikult on see, et võtad kahe käega. Tegelikult oleneb. Nali. Ma ei tea, ema, kuule, pane nüüd, panen kõrvad kinni. Pane kõrv kinni. Ei no oleneb, kui suur see riist on. Ma ei tea, Kas mõnikord on nagu see ka, et sa vaatad tüübile otsa ja ütled, ma ei saa seda teha sulle? See on minu lemmik move, ei ole võimalik. No nad õnneks ei tea, kui nad pärast nagu ei vaata seda. Nad õnneks ei tea, mis see lemmik move on, vaata. Mis see nõks on siis? No ilmselgelt ära hambaid kasuta. Samas kui tüübile meeldib ka valu. Samas ja tõsi, no siis mis see on? hammustad. Sulle meeldib mingi asi nagu seal teha nagu eraldi või? Ei no oleneb, iga inimene on erinev, erinevad asjad meeldivad. See on sinu muu, see on see, mis sa peale surud talle, vaata. Löön lihtsalt. Ei tegelikult tatti lendas. Vasta kotte paned sellele tüübile. Ei, aga reaalselt saad aru, see on täiesti haige, kui paljudele meeldib see. See on crazy. Ma ei taha lüüa ju, mis asja. See on niisuguse kujuga juba, et seda peab lööma niimoodi või. Ei, okei, ja. No enne peab seda kotti, vaata. Ja, okei. Nagu need poksijad panevad, vaata. Ma ei tea, kas seal on isegi lemmikmuvi, oleneb inimesest ausalt. Vaata, mis mulle meeldib teha. No ma just tahtsin küsida. Palun aita. Help. No see on teistmoodi, vaata, ma ei oska nagu... Ei, see on okei, sa ei pea rääk. Mul nagu riista peale pole seda lemmikut muuvi. See on okei. Lihtsalt, tere mina ei tea, ma lähen nagu, vaata, ma lähen hästi intuit, see on see minu ting nagu. Ma panen silmad kinni ja mis tuleb, see tuleb. Ma lihtsalt lasen jumalal juhatada. Okei. Ja. Siuke ta ongi. On hästi juhatanud? Mõnikord on nagu veider ka. On või? Tõsiselt? Ja, aga need see jääb nagu ammust aegade taha. Jumal tänatud. Ja. Sul naisel siis on vist hästi, jah? Jaa, meil on päris fun. Jumal tänatud. Ja me vaatame seda kindlalt nagu siis, kui see üles läheb valentinipäeva õhtul. Ma ütlen Musile, et tead, mis ma ei pandki mõne restosse lauda, ma võin vaadata, kuidas ma olen teise Biffiga teidil. Juba sai söödud. Ja kui ma täiesti aus olen, siis ma ei saanud aru nagu kuni selle hetke, nagu Kaspar tuli ja ütles, et ma lähen nagu Rogeriga teidile, siis ma olin mingi what? Ja suht sitt on ju. Ja veits halb valik, vaata. Ma tean, jah. Ja tegelikult ma mõtlesin, et siin on lihtsalt nagu hästi palju Eesti, nagu vallalised inimesed. Aga sa tahtsid nagu koomikut nikkuda? Ei, seda teinud juba. See on ülilebo tegelikult, tule lihtsalt open mic'ile. Palju ma olen teinud seda. Ei, for real, kui te tahate koomikut, ma annan teile hea nõksu, vaata. Lihtsalt nagu kui näiteks tahad Tänni keppida, lihtsalt ütle talle, hea sett oli olemas. Purgid! Aga suur aitäh sulle, Saara! Teeme aga veel, teeme suure aplausid. Väga hea. Mis oli see küsimus, mida sina sooviksid küsida järgmisel kohtingul? Ma ei tea, ma küsin nüüd kõiki korraga või midagi. Aga siin on Unibeti poolt väike kingitus sulle. Suur aitäh, teeme suure aplausi. Nii, arvasime Rogeriga mind. Kuidas teil energia on? Sooviti teha ühe veel, valime publikus kohe inimese, võib-olla valiks ühe mehe. Meil on seal, on meil veel valikuid. Ühesõnaga siit lauas.
nendest segajatest, nii. Ma võin öelda, et Maria pidi lahkuma. Ta tundis, et see kohting oli... Ken, tule kohtingule. Soovid tulla kohtingule, tule. Teeme David aplausi, teeme aplausi. Teete tuleb Ken. Ken, tule. Nii, kellega sa soovid kohtingule minna? Mul ei ole üldse vahet, ma arvan. Aga sa pead valima kellegi. Sul on valida mina, Roger või... No, sa oled siin juba, siis teeme ära. No. Teeme ära, väga hea. Ühe korra veel, teeme aplausi Kenile. Ühe korra veel aplaus. Ja mulle meeldis, ta valis minu ja sealt lauas kõrdi. Ei! Mitte tema! Me oleme kohtingul Keniga. Ken, kuidas sa tutvusta ennast vaatajatel, tutvusta ennast publikule? Kes sa oled, miks sa vallaline oled? See on pikk ja raske lugu, ma ütleks, aga kes ma olen? Lihtne Eesti mees. Teen tööd, näen vaeva ja siis tuleb ka armastus. Mis tööd sa teed? Ma olen software engineer. Kirjutan koodi. Igav, siuke boring, I know. Ükski naine ei ole erutatud siin ruumis. Ma tean. Kõik naised on mingi traktorist karjub. Kartulikasvataja. See on päris kole küll ja sul on palju parem töökoht ja mingi traktorist karjub üleval korruselt. Künna põldu! Loe ise. Ken näiteks oskad lugeda ka. Tarkvara arendaja koodi kirjutad, vaatame, kas lugeda ka oskad. Okei, küsimus siis on järgnev. Kas sa pigem vaataksid iga kord, kui su vanemad seksivad või ühineksid nendega ühe korra, et see lõppeks? Väga hea küsimus. Teeme aplausi küsimusele. Uskumatu küsimus. On. Ken, nüüd sul on valiku koht. Sa näed iga kord, kui su vanemad seksivad või üks kord paps tee ruumi. No... Alustame sellest, kui tihti su vanemad seksivad? See on hea küsimus, ma elan nendega koos, ma ei oska öelda. Aga ma tahaks loota, et tihti. Kui sa mõtled, milline su isa voodis on, siis milline loom ta oleks? Ma tean, et kuna ma olen ikka loom, siis ta on natukene väiksem loom. Kuna ma olen jõus selles mõttes ikka sammu võrra edasi. Hirv. Sina oled kits ja isa on hirv. Jah. Väga... Kõige ebaseksuaalsem loom. Peenikesed jalad, suur keha. Ei, sellest ma ei teagi, aga kui ma mõtlen seksikate loomade peale, hirv ei ole see, mis pähe tuleb. Aga okei, nii, kumba sina valitsid? No, kuna ma kujutan ette, et see võib olla siuke, kuidas ma ütlen, mitte kõige ilusam vaatepilt, sest ma arvan, et ajaks selle asja ühe korraga korda, teeks selle kiirelt ära, oleks tehtud, tõmbaks joone alla. Kui peaksid oma seksielu kirjeldama ühe Disney filmiga, siis mis film see oleks? Ma ei vaata Disney filme. Mina kirjeldaksin sõnaga up. No jah, kui sa nüüd ütled, ma tõepoolest Disney filme vaatan. Kui sa mõtled nüüd, sul on kõik filmid valida. Nii, ükskõik, sa ei pea isegi, kui sa ei tea, mis on Disney filmid, ära isegi limiteeri ennast sellega. Mõtle ükskõik, mis multikas. Lepatriinu ja jõulud, mis iganes. No, SpongeBob on päris hea. See on küll seriaal, aga... Sõber karjub, et sa oled Ralph Woody. No ma ei tea, mida tema arvab, aga ma kindlasti ei ole see, ma arvan. Sina oled SpongeBob, milline tegelane SpongeBobist sa oleksid? Ma oleks see krabimees. Krabimees? Mr. Crab. Kiired näpud. Kõik naised on hirmul lihtsalt. Näpistab. Väga hea, väga hea. Sa tead, kuidas on Käsna Kalle soome keeles? Ma annan sulle 25 euri, kui sa tead. Ma võin sõbrale helistada. Su sõber on niikuinii laval. Ta on kohal tegelikult, jah. Tal ei ole mikrit külles, ta on valjem kui sina. Ei, seda küll. Paavo pesuseeni. Nii. Kui järgmine, vaata, me oleme terve aeg küsinud küsimusi naistelt ja ma tõmban küsimuse, mis ongi kohe mehele. Taaskord meil on vaja panna väike piiks, sest meie rikkalik keel on siia pannud ühe ilusa küsimuse. No nii. Kui suur sul on? Ja enne kui sa vastad. Ma luban, et ta ei ole seda vaadanud selles mõttes. Võib-olla. No sa oled saunas käinud, sa tead küll, millest ma räägin. Kui ma valin küünla, milline? Oota, siin on veel üks. Kas sul üks pikem ja peenikesem ka? Ei, pikem.
mees on rääkinud, ma arvan. Pikk ja peenike. Pikk ja peenike. Kõike, mida ma ei ole, okei. See oli natuke valinaeri seal tagapool. Kas sõna tibla ei oleks tohtinud õssist välja võtta? Jumal hoia, te panete ikka nii poliitiliselt mind vastama siia. Ma ütleks, et mis see rahvusvaheline situatsioon praegu on, et... Jesus Christ, vali järgmine küsimus. Ma mõtlen ka selle jumala igav ikka. Ise küsite nii igavaid küsimusi mult. Ai, selge, peremees, rahune maha. Võta veie, pole minu arvele. Kas sa oled grupiseksi harrastanud? Mulle meeldib sõna harrastanud, nagu see oleks suusatamine. Nagu kas sa käid ka Tartu maratoni tegema? No sportlane võin ma olla ja gruppidest mööda tuhistada, aga pigem seksi pole harrastanud. Grupiseksi ei ole harrastanud. Kas see on tegemist pigem võimaluse puudumise või valikuga? Võimaluse puudumisega, selge. Sa kutsud ka ja ma tean ja sa... Ta on juba oled kohal. Ta on kohal. See on väga väike kiri. Mulle meeldib, et see inimene oli, et see on piisav pabertükk. Font 0,5. Ja ta isegi, ta ei ole vähe sellest, et ta väga kokkuhoidlik paberiga, sõnadega ka. 2 sõna küsimärk. Lemmik sekspoos. Ja tead mis, ära vasta, näita. No mis sa käib? Tuled siia, seisad. Ei, ära lõpeta. Ei. Nagu ma ütlesin, ma harrastan vahel harva. Hoiame. Daamid ja härrad. Väga hea, väga kihvt. Aga palun, siin on sulle 2 kriiti meie sõbra Unibeti poolt. Teeme suur aplaus, see oli Ken. Ühe korra veel. Ma tahtsin siin lihtsalt öelda suur aitäh teile kõigile, et te tulite vaatama. Suur aitäh, et te kõik vaatasite. See oli meie esimene episood. Kui teile see meeldis, andke meile teada, pange kirja kommentaariumitesse, rääkige sõpradele, teeme neid üritusi veel. Aga nüüd, enne kui me lõpetame, teeme suure aplausi meie võrratutele inimestele, kes me siin Glammis vastu võtsid. Teeme suure aplausi meie ägedale sponsorile Unibet. Ja teeme suure aplausi kõigile koomikutele, kõigile osalistele, kõigile, keda me nägime. Suur aitäh teile. Mina olin Kaspar Kikarvil. Mõnusat õhtut teile. Tšau! Haate